aastat. Mina võtan endale õiguse head uut aastat soovida absoluutselt igal ajal, igal kuus, iga kell ja kas või jaanipäevani välja. Tere õhtust, minu nimi on Evelin Pung ja täna tahan ma teile rääkida päeva kõige põletavamast teemast üldse, see, millest viimasel ajal kõik räägivad, see, millest kõik kirjutavad ja kui varem räägiti kokku saades ilmast, siis täna räägitakse elektrihindadest ja räägitakse sellest, kui palju kellelgi rahakotist raha välja läheb seoses elektrikulude maksmisega. On neid, kes on rõõmsad, on neid, kes on rahul ja on neid, kes kindlasti pole üldse mitte rahul, aga me armastame tegelikult säästmisest rääkida igas eluvaldkonnas. Ja ka Tupperware või mõtleme, Tupperware ka muidugi, aga mõtleme selle pealt, et kuidas meie täna juba kodus säästame, mida me teeme selleks, et me elaksime säästlikumad. Kui minu käest täna küsitakse, kuidas sina säästad igapäevaselt toimetustelt, igapäevaselt elult, siis võib-olla esimene asi, mis kohe meelde tuleb väga paljudel, on ju see, et me ei kasuta enam kilekotte, me kasutame korduvkasutatavaid poekotte. Me oleme Tupperwares rääkinud sellest, et kui kasulik on omada oma kohvikassi ja käia sellega, kas siis võtta kodust kaasa kohvi või siis käia tanklas sellega kohvi tankimas. Kas see on säästmine lõppkokkuvõttes, me säästame loodust, me säästame raha. Mulle väga eilses Eesti Televisiooni Hommikanuga saates meeldis Nööpi nagu lause selle kohta või väljendusviis, et ta on võtnud eesmärgiks ka vähendada prügi, vähendada ühekordsete nõude kogust ja põhimõtteliselt käib tanklas ainult oma tassiga ja kui see oma tass on kippunud koju jääma, siis kõige suurem säästmisnipp on see, et ta jätab kohvi üldse ostmata. Siis kuidas saaks Tupperware kaasa aidata sellele, et vähendada teie elektritarbimist kodus, vähendada teie kui esitlejate, edasimüüjate ja teie klientide elektrikulusid kodus, siis tegelikult, kui me natuke laiemalt mõtleme, võtame klapid eest ära, siis kõik Tupperware tooted aitavad sellele omal moel kaasa, aga see tänane valik siin laua peal on kindlasti see, mis kõige enam sellele kaasa aitab. Jah, me võime lugeda tarku raamatuid selle kohta ja artikleid, kuidas kodumasinad meie kodus lähevad aina moodsamaks, populaarsemaks, kuidas nad uuenevad, kuidas nad on energiasäästlikumad, kuidas kindlasti 10 aastat noorem või uuem külmetuskapp tarbib elektrienergiat oluliselt vähem kui vana külmik, kuidas valida elektripliiti, kuidas valida nõudepesumasinad, sest see on selge, et nõudepesumasin kulutab vähem kui käsipesu. Ja kõikide nende nippidega nagu pidevalt kursis olla on üpris raske. Aga kuidas võib-olla lihtsalt eestlaslikult ja lahti seletatult säästa läbi selle, et soetada endale kvaliteetseid kööginõusid ja miks mitte just Tupperware nõusid, siis sellest ma teile täna kohe järgneva 20 minuti jooksul ka räägin. Jah, me kõik kasutame kodus külmkappi, kes suuremal, kes vähemal määral. Iseasi, kui palju selles külmikus on korda. Kui korras see külmik on, kui puhas see külmik on, kui hästi ta on hooldatud, kui tihti te seda pesete, kui tihti te seda hooldate, kui tihti te vaatate üle ja viskate ära halvaks läinud toidukraami. See on igas peres, olgem ausad, täna väga erinev ja väga erineva lähenemisega. Selge on see, et kui külmkapp on tugevalt täis topitud toiduaineid, kõike, mis poest tuuakse, teinekord ei piilutagi, võib-olla sinna kappi ei vaadata, kas on vaja ostunimekirjaga poodi minna või mitte, kuigi säästmine algab ostunimekirjast, siis tuuakse toit koju, topitakse külmkappi, üldjuhul topitakse sinna, kus vaba ruumi on ja see on juba esimene karuteene külmikule, mis hakkab kulutama rohkem elektrienergiat. Esmalt koristage oma külmkapp juba täna õhtul ära, vaadake, mida teil seal kannatab veel hoida, mida võib-olla juba ära visata ja järgmine tehke sorteerimine selles mõttes, et ülemisel riiulil on valmis toidud, keskmisel riiulil on poest ostetud poolfabrikaadid,
ja kõige all on joogid ja mahlad ja puu- ja köögiviljad. Esimene kõige lihtsam nipp, kuidas siis külmkappi nii-öelda korrastada ja energiasäästlikumaks muuta. Teine asi muidugi, et kui meil on hästi suvaliselt külmkapp täis topitud erinevaid pakendeid, siis oleks mõistlik need toiduained pakenditest välja võtta ja loomulikult pakkida tupperware kaussidesse, sest ainuüksi see säästab palju pakendiprügi ja see säästab väga palju ruumi külmkapis. Ehk siis kõik see paberitest ja kiledest välja võetud toit pakituna ümber tupperware säilituskaussidesse laseb külmikus paremini ringi käia õhuringlusel ja samas säästab sellega siis ka elektrienergiat, kuna oluliselt väheneb külmkapi täituvus mahuliselt. Meil on jaanuarikuus väga hea pakkumine kausikomplektidele Trio 600 ml, selline paras ports just nimelt siis alles jäänud toidule, võib-olla poest toodud viilutatud toidukraamile, salatitele, jääkidele ja pannes need siia Trio kaussidesse, siis te võite näiteks salateid tarbida edukalt, valmis segatud salateid ka veel teisel, 3. päeval, mõne salati puhul kindlasti sõltuvalt tooraine värskusest ka veel 4. päeval. Nii et igal juhul on säiluvusaeg pikem, kui see oleks kusagil poepakendis või see oleks tavalises kilekotis, mida me oleme poest kaasa saanud ja kappi pannud. 2 esimese nädalaga on Eestis müüdud neid kausse kusagil peaaegu 500 komplekti. Kausikomplekti hind on 16,90 €, ta on 11 € soodsam kui kataloogist ostes, see on juba väga hea hind. Ja ainult sellel nädalal, mis algas täna ja lõpeb tuleva pühapäevaga, on sellel komplekti suurem sugulane, ehk siis suurem vend, ka pakkumises hinnaga 23,90 €. Komplekti sääst terve selle komplekti pealt on 15 €. Komplektis on 1-liitrine kauss, 1,5-liitrine kauss ja 2-liitrine kauss. Ja nüüd, head esitlejad ja kliendid, kes te mind täna kuulate ja mõtlete, et te olete tegelikult juba eelmisel või üle-eelmisel nädalal oma esitleja käest või oma kliendile selle 600 ml kausikomplekti nii-öelda müünud, pakkunud või tellinud, siis kõikide nende klientidega võtke ühendust ja pakkuge võimalus soetada lisaks siis ka sama ideega külmikus säilitamiseks vedelikukindla kaanetüübiga kausikomplekt ja säästate ka 15 € komplekti pealt, ehk siis ainult 23,90 €. Kui Trio kausside pakkumine on kuu aega, kuigi alati asjad võivad ka varem otsa saada, siis Megatriol ainult nädal aega ja nad võiksid väga edukalt tegelikult paaris käia. Kui teil on selline kausikomplekt 6 kausist koosnev juba kodus olemas, siis võiks öelda, et teie külmkapp on juba praktiliselt päästetud. Ja kõik teie, kes te sel nädalal nüüd plaanite soetada seda suurt komplekti ja teil veel seda väikest ei ole, eelnevatel nädalatel pole jõudnud, siis loomulikult võtke mõlemad koos või kui teil on ka juba väikseid olemas, võtke alati lisaks, sest häid kausse kodus kulub kindlasti rohkem. Seega külmkapis säilitada puhtus, säilitada kord, säilitada organiseeritus, ehk kõik oleks omal kindlal kohal, tegelikult vähendab külmkapi energiakulukust küll, ehk siis ta säästab oluliselt rohkem energiat. Kui me läheme külmkapis edasi, siis meil enamusel on ju olemas kas külmkapid või siis eraldiseisvad sügavkülmikud ja selle koha pealt olete te küll juba väga haritud, te teate, et mida rohkem on sügavkülmas jääd, seda rohkem kulutab külmik energiat. Seega tuleks seda ikkagi sulatada aastas vähemalt korra. Tõstke käsi, kes seda iga aasta teeb, vahest läheb ka ju aega mööda. Teinekord juhtub, on elektrikatkestusi, on õnnetusi, et lakkab see sügavkülm töötamast, teil on vaja seda võib-olla tihedamalt sulatada, siis Tupperware soovitab alati kasutada oma spetsiaalselt sügavkülma jaoks välja mõeldud karpe, disainitud karpe, mis on siis spetsmaterjalist, sest sügavkülmas toit paisub.
kuhu ei pääse sisse vedelik, seega ei teki seda liigset jääd, mis siis sügavkülmal annab ainult hoogu juurde, et ta rohkem töötaks. Ja kui peaks juhtuma õnnetus, voolukatkestus, siis alati nendes karpides olev toit sulab kõige aeglasemalt, samas kui tegemist on mingite lihatoodetega, verise vedelikuga, mis võib natukene rikkuda teie sügavkülma, siis olete te ka selle vastu alati kaitstud. Seega sügavkülma puhul ka alati soovitus võimalusel pakkida sügavkülmetatavad toidud, nii pelmeenid, frikadeelid, liha, marjad, moosid karpidesse ja alles siis ladustada külmkappi. Esiteks te säästate ruumi, karpides, kandiliste karpidega mahub oluliselt rohkem, õhk pääseb väga edukalt karpide vahelt ringi käima, külmõhk, ja teie külmikus tekib oluliselt vähem jääd ka sel juhul, kui peaks midagi sulama hakkama. See kolmas teema võib-olla või millega me saaksime kodus säästa, on võib-olla kõige valusam teema. Valusam teema mitte mulle, aga väga paljudele meie kuulajatele, väga paljudele meie klientidele ja väga paljudele Eesti inimestele üldse. Ehk siis on selgelt eristatavad inimesed, kes armastavad, naudivad mikroelnahju tänu tema mugavusele, kiirusele ja on neid, kes võib-olla ei ole väga kindlad selles, et nende kodus peaks mikroelnahju olema või nad peaksid seda väga tihedalt kasutama. Ja võib-olla isegi ma paneks kolmanda kategooria siia veel juurde, meil on väga-väga palju inimesi, kes tegelikult ei oska mikroelnahju kasutada peale selle, et nad lihtsalt teevad sealt kiired toidu soojendamised. Kõik, kes me täna jälgime ja säästame ja mõtleme, kuidas elektrienergialt kasu lõigata ja säästame, täna juba teeme seda, et me näiteks peseme pesu öösiti, kui elekter on odavam. Me jälgime võib-olla börsihinda ja paneme oma kodumasinad taimeriga tööle just nimelt selleks ajaks, kui selleks on kasulik aeg. Aga võib-olla olete ka märganud, kes te nii hoolsalt jälgite seda hinda, olgem ausad, igasuguste pakettidega ju see börsihind teatud mõttes hinda ikkagi mõjutab. On nädalavahetustel ikkagi kas hommikupoolikud või õhtupoolikud, kui see hind võib olla väga-väga soodne kõikideks majapidamistöödeks. Ja kui te panete pesumasina käima, nõudepesumasina käima, siis üks asi, mida te ise teha või ise käima panna ja unustada ei saa ja ise programmeerida ei saa, on tegelikult ju pliit. Ja võib-olla leida nüüd see kõige säästlikum aeg nii-öelda toidu valmistamiseks ja valmistada toitu korraga rohkem valmis. Olgem ausad, kas me keedame suppi 3 inimesele või me keedame suppi 10 inimesele, tegelikult vee keetmiseks kuluv energia, supi valmistamiseks kuluv aeg on sisuliselt täpselt sama. Ja miks mitte teha toitu rohkem valmis? Nädalavahetustel te olete ise rohkem kodus, teil on aega rohkem, te saate valmistada rohkem, kusjuures siis nädala sees, kui on ka oluliselt kõrgemad energiahinnad, te ei pea aega kulutama ahju ees, liidi ees, vaid saate mugavalt võtta otse külmikust spetsiaalsete mikroelnahju soojendusnõudega ja panna siis kas mikroelnahju sooja, võtta tööle kaasa, kusjuures tööl olles kõige kavalam, kasutate kellegi teise energiat ja see toit siis parasjagu üles soojendada ja ka miks mitte sellest samast karbist ka otse süüa. Mikroelnahju soojendusnõud on Tupperwarel siis tehtud ka mugavaks selle poolest, et gaasi ei pea ära võtma uunist soojendades, kannatavad ka transporti, võivad olla külmkapis edukalt, ka säilitusnõudena ja piisab nupu avamisest, mikroelnahjus soojendamisest ja koheselt peale seda olete te valmis kas või siit samast anumast seda toitu siis nii-öelda nautima või sööma. Meil hetkel siis pakkumises hea mugava suurusega komplekt 400, 600 ja 800 milliliitrit, hinda komplektil 20 eurot ja äkki ka mõned sendid peale. Ja meil on ka kataloogis olemas väga hea selline liitrine lahtritega variant
ja lahtritega variant siis näiteks kaasa võtta erinevad praevarianti, kus on teil siis kartul, on võib-olla liha, on mingid lisandid veel, nii et kuidas ja millised võimalused kellelegi meeldivad, aga valikuid igal juhul on. Kellele meeldib kuju, kellele meeldib värv ja mikroelnahjus tõesti soojendades on energiakulu võib-olla ainult seal minut, võib-olla 1,5, sõltub toidu kogusest, aga mitte kunagi nii kaua kui pliidi ääres seistes ja toitu valmistades. Teine on näiteks selline nipp, et kui kaua meil kulub aega, võtame niisuguse toidu, mis võib-olla kõige kiiremini ahjus valmis saab, näiteks kala. Ja kala puhul üldjuhul me ostame ju vähemalt siis selle pool fileed ja see filee tahab ahjus olla sõltuvalt siis nüüd suurusest 20–25 minutit. Aga eelnevalt tuleb juba ahi ees soojendada. Kunagi ei ole nii, et me paneme külma ahju ja kohe 20 minuti pärast on meil see kala valmis. See tähendab, et ajakulu kokku ikkagi selle poole kala valmistamiseks on circa tund. Kui me samal ajal võiksime seda sama kala valmis tükeldatuna, perele näiteks 3 liiget täna sööb värsket toitu pakkuda, valmistada seda fileed samamoodi mikroelnahjus. Natukene köögivilju alla, omal valikul on see siis porgand, on see võib-olla suvikõrvits, lõhetükk hea maitsestatud õrna sinepiga, väiksed sellised maitsesegud, ärge soolapipart kasutage, seda võite alati lisada soovi korral hiljem, väga tihti pole seda isegi mitte tarvis. Panete lõhetüki ilusasti siia omleti valmistajasse, tõepoolest selle toote nimi on muidu omleti valmistaja, aga lisaks milliseid võimalusi ta siis veel pakub. Ja 600 vatti, kusagil 6 minutit mikroelnahjus. Peale seda, kui kelluke on käinud, lasete veel 3-4 minutit seista mikrouunis, kusjuures elekter enam ei kulu ja saate väga maitsva, kõrgu, pigem auru küpsetatud variandis siis väga pehme ja hea kala. Ja kui ka nüüd te peaksite seda tegema 3 korda järjest 3 inimesele ja te kulutate selleks ka 20 minutit, siis igal juhul jääb meil ära ahju eelsoojendamine. Seega ajasääst, elektrisääst ja energiasääst on kindlasti suurem. Kui me kohe üldse mitte kuidagi ei taha seda elektrit kulutada, siis meil on loomulikult olemas erinevaid hakkijaid. Ja kui meil omletivalmistaja on täna väga hea hinnaga, küsige kindlasti oma esitajad seda superhinda, siis sibulahakkija koos smooth chopperiga, koos vispritega, kõrgem variant, praegu 20 eurot soodsam, ehk siis pakkumises hinnaga 39,90 ja ei vaja absoluutselt mitte mingisugust energiat peale oma jõuenergia. Ja saate teha toorsalateid, saate teha erinevaid kastmeid, saate teha külmi ja miks mitte ka püreesupi varianti, ka poolsoojana siin sees. Nii et kõik võimalused on selle herbshopperi kasutamiseks ja säästmiseks olemas. Ja kõige viimane säästunipp koduses köögis ja majapidamises, millest ma võib-olla siis veel teile täna natukene räägin, on tegelikult Ultra Pro. Ja ma ei räägi sellest, sest meil on, kui te tahate rohkem teada erinevate toodete kohta, nende kasutamise kohta, külmkapi kohta, minge YouTube'i, otsige üles Tupperware Avanti kanal, seal on väga palju infot, seal on väga palju materjale, seal on lühivideosid, seal on toidu valmistamist, kõike olemas. Minu eesmärk täna oli rääkida sellest, et kuidas just praeguses olukorras, kui inimestel nagu mõtted ära kaovad, et tegelikult ka leida see väike rõõm, see väike pisiasi, kuidas meie saame sellele säästmisele kaasa aidata ja teil aidata otsustada, siis kui sa mikrolaineahju kasutada ei taha, kui sa seal toitu valmistada ei taha ja jääd kindlalt truuks oma praeahjule, siis nii nagu me täna alustasime juttu külmkapiga, ehk siis ka ahjus on võimalik säästa elektrit juhul, kui esimene punkt, teie ahi peab olema alati puhas. Seega peale igat kasutamist peaks ahju ära puhastama, aga seda juhul, kui te olete siiamaani küpsetanud oma liha, kartuleid, võib-olla veel kala, kõike nii-öelda lahtise panni peal ja see pidevalt pritsib seal. See tuleb ära puhastada, sest vastasel juhul järgmine kord ahju tööle pannes
tekib see põlemise efekt nendel kõrbejälgedel, see kulutab taaskord rohkem energiat, võib-olla on ebameeldiv lõhn teil toas ja kõik see veel, mis sellega kaasneb, see ebamugavus. Aga Tupperware ahjupottide puhul jääb juba esiteks ära see võimalus, et siit üldse midagi pritsib, kõik, mis on, jääb siia kaane alla. Ja teine asi ja väga oluline asi on see, et kasutades Tupperware ahjupotte, te säästate elektrilt ja valmistamise ajalt umbes 1/3, kui te teeksite seda klaasi või malmpotiga. Seda sellepärast, et Tupperware potid ei vaja ahjus toidu valmistamiseks vett, vaid nad valmivad omas mahlas. Te panete vaid maitsestatud liha siia sisse ja kohe siis nii-öelda ahju. Ja tegelikult hakkabki siis koheselt selle liha või selle toidu või köögivilja valmistamine ja ta tõmbab need mahlad selle toidu seest välja, ehk siis valmib kõik omas mahlas. Keegi ei keela teil panna vett, aga kui te seda teete, siis kulub kõigepealt energia vee soojendamisele ja alles seejärel algab toidu valmistamine. Seega säästes erinevatelt nippidelt, erinevatelt sellistelt nüanssidelt on tegelikult võimalik küll. Tee oma valikud juba targalt nüüd. Soovitan hetkel alustada külmkapist, sest seal peab alati olema värske, meeldiv ja mugav tooraine. Mõtle läbi, kui palju seda oled valmis tegema toitu valmis, kui palju sa võib-olla tahad ka säästa sellelt, et sa ei käi iga lõuna ajal kohvikus söömas ja võtad toidu kaasa. Seega tee oma valik mikrolaineahju nõude puhul, mitu komplekti sa vajad. Tasapisi minnes kevadele ja suvele vastu võid hakata juba iga kuu näiteks üks komplekt soetama sügavkülma karpe, et siis moosihooajaks valmis olla. Kindlasti mõelda selle peale, et kui sa ei ole veel varem kunagi mikrolaineahjus süüa teinud, siis soetades praegu ka selle kõige pisema omleti valmistaja, mille hinda on 9,90, saad sa juba alustada lisaks hommiku omletile ja munale ja munapudrule või fileedele kõik võimalike makaroni vormile näiteks ka valmistama siis nii-öelda kiiresti valmivat valgurikast toitu, näiteks kala ja alles siis mõelda selle peale, et äkki mul oleks aeg tänada ka oma kodust praeahju nii tihti või nii vähe, kui te seda kasutate, et see pott ja anum, mis sinna ahju käib, säästaks nii teie ahju, teie aega, kui teie raha lõppkokkuvõttes. Aitäh, et te mind täna kuulasite. Kindlasti võtke kohe peale esitlust ühendust oma edasimüüjaga, oma esitajaga. Küsige häid hinnapakkumisi, mis meil jaanuaris just nimelt olemas on. Võite jätta oma küsimused ka siia video alla, kindlasti me vastame neile. Ja luban, et juba veebruaris me kohtume taas uutel esitlustel, uute teemade ja uute ideedega. Veel kord head aastat teile kõigile ja mul oli rõõm teid näha. Näeme jälle!